Peatükk 10. Apostlite läkitamine. Ja ta kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle, neid välja ajada ja parandada kõike tõbe ja kõike viga. Nende 12 apostli nimed on need. Esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas tema vend, Jaakobus Sebedeuse poeg ja Johannes tema vend, Philippus ja Bartolomeus, Toomas ja Matteus Tölner, Jaakobus Alfeuse poeg ja Tadeus, Siimon Kaanast ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. Apostlite ülesanne. Need 12 läkitas Jeesus, käskis neid ning ütles: ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, vaid minge ennemini Iisraeli koja kadunud lammaste juurde. Ja minnes kuulutage ning ütelge: taevariik on lähedal. Tehke haigeid terveks, äratage surnuid üles, puhastage pidalitõbiseid, ajage välja kurja vaime. Muidu olete saanud, muidu andke. Ärge varuge kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele, ei pauna teekonnale ega 2 kuube ega jalatseid ega saua, sest töötegija on oma toiduse väärt. Aga kui te kuhugi linna või külasse astute, siis kuulake, kes seal on vääriline, ja sinna jääge seni, kui sealt ära lähete. Aga sisse astudes majasse teretage seda. Ja kui see maja on selle vääriline, siis tulgu teie rahu ta peale. Aga kui see ei ole vääriline, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde. Ja kes iganes teid vastu ei võta ega kuule teie sõnu, sellest kojast või sellest linnast minge välja ja puistake tolm oma jalgadelt. Tõesti, mina ütlen teile, Soodoma ja Gomorra maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui niisugusel linnal. Apostlite tagakiusamisest. Vaata, mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid. Aga hoiduge inimestest, sest nad annavad teid ära kohtute kätte ja piitsutavad teid koguduse kodades. Ja teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate kuningate ette, neile ja paganaile tunnistuseks. Ja kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida. Sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Siis vend annab venna surma ja isa oma lapse. Ja lapsed hakkavad vastu vanemaile ja tapavad nad. Ja te saate kõikide viha alusteks minu nime pärast. Aga kes jääb püsima otsani, see päästetakse. Aga kui nad teid taga kiusavad ühes linnas, siis põgenege teise. Sest tõesti ma ütlen teile, te ei jõua Iisraeli linnu õpetades läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. Jünger ei ole ülem oma õpetajast ega ori ülem oma isandast. Jünger olgu rahul sellega, et tema käsi käib, nagu ta õpetajal, ja orjal, nagu ta isandal. Kui nad pereisandat on hüüdnud Beelzebuliks
kui palju enam tema peret. Keda karta, keda mitte. Ärge siis kartke neid, sest midagi ei ole peidetud, mis ei tuleks ilmsiks, ja midagi pole salajas, mida ei saada teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda rääkige valges. Ja mida te kuulete kõrva sisse räägitavat, seda kuulutage katuselt. Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus. Eks 2 varblast müüda veeringu eest, ent ükski neist ei lange maha ilma teie isata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, teie olete kallihinnalisemad kui palju varblasi. Igaüks nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan minagi oma isa ees, kes on taevas. Aga kes iganes mind ära salgab inimeste ees, teda salgan minagi oma isa ees, kes on taevas. Karm valik ja selle tasu. Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Sest ma olen tulnud ajama inimest riidu tema isaga ja tütart tema emaga ja minijat tema emmaga. Ja inimese vaenlasiks saavad ta omad kodakondsed. Kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti enese peale ega järgi mind, ei ole mind väärt. Kes oma elu armastab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Kes teid vastu võtab, võtab mind vastu. Ja kes mind vastu võtab, võtab vastu selle, kes mind on läkitanud. Kes prohveti vastu võtab ta prohveti nime tõttu, saab prohveti palga. Ja kes õige vastu võtab, õige inimese nime tõttu, see saab õige inimese palga. Ja kes iganes üht neist vähemaist joodab karikatäie külma veega ta jüngri nime tõttu, tõesti ma ütlen teile, see ei jää ilma oma palgast.